kui sageli saate teie mängida mõttega, et oma pühapäevaste pannkookide peale tõstate te moosi, mille on valmis keetnud näiteks Merle Palmiste või Viire Valdma? No kui te täna Draamateatrist läbi astusite, siis ilmselt te niimoodi ka saate mõelda. Aga tulge edasi, lähme vaatame, mida siis teatrirahvas täna linnarahvale on valmistanud ja pakub. Draamateatri jõulusahver on avatud! Mina istun Kristoferiga siin juba mitu aastat. Ma ei mäleta. Aga kuidas äri läheb, siis inimesed astuvad ikka ligi või? Ja. Vaat see aasta oli järjekord väiksem enne uste avamist. Eelmine aasta oli Solaris ja nii välja siit ümber nurga, et nüüd on natukene vähem. Aga no esmaspäev. Eragu näitleja! Kurat, ma lõun selle ära. Nii, proua, mida teile? Raha läheb hea tegevusse. No, väga hea, siis üks plögi. Nii, siin ma jätke üldse küsimagi suur või väike. Palun. Aga teie, Merle, olete ise ka siin jõulusahvris väljas oma mingi käsitööga, moosidega? Ei, ma müün ainult iseennast. Ainult iseennast. Kuidas see võiks olla ja mis hind on? Kokkuleppel, kirjutage mulle Messengeri, hind on kokkuleppel. Tegelikult on täna laval ka programm ja Merlet võib varsti seal näha, nii et ta tõesti müüb iseennast selles mõttes. Jah. Kohal ei olnud mitte ainult Draamateatri näitlejad, ka Rakvere teatri inimesed toimetasid ringi. Mina müün oma piparkoogid ainast juba 3. aasta äkki, kuna kutsutakse ja inimestele maitseb ja siin ma olen. Ja siin on ka tegelikult juba valmis tehtud piparkoogid, et kui hästi... Oi, aitäh, loomulikult. Ma praegu, kui ma räägin, ma suhu ei pane seda, aga kohe siis, kui me lõpetame. No öelge, kui hästi see kaubaks siin kõik on täna läinud. Tund aega on ju juba jõulusahver avatud olnud. Tund aega, mul on juba varsti otsas kõike. No nii, Ülle Kaljuste ja Indrek Saar, millega teie siis täna siin nüüd inimesi võlute? Ikka hoidistega, nagu näha, ei tegelikult Üllega. Tegelikult ikka Üllega võlume. Ja siis Ülle peale nad tulevad siia ja siis ma lükkan vaikselt oma Ülle kraamiga kotti niimoodi. No mida teie pakute? Ma vaatan, et kurgid või? No tulete ka väga hilja ju, sellepärast, et see on praegu lõpp. Siin olid kõik asjad, siin ennem olid kapsad ja köögiviljad ja seened erinevad ja kõrvitsad ja... Kas te tahate öelda, et kõigest tunni ajaga on see laud siin nüüd puhtaks müüdud või? Mitte ainult laud, see lauaalune ja riiulid olid ka täised. Ja. No nii on, jah. Ja tõesti, kauplemine käis väga hoogsalt, sest ka Viire Valdma kuulsad marineeritud seened ja muu hea parem oli peaaegu otsakorral. Aga jah, tunni aega läheb, isegi, seen läheb isegi kohe, et selle peale nad tulevad, aga seeni oli vähem ja mis on jäänud siin kõrvitsad, seda veel on ja natuke tuleb olla. No peale kõrvitsa on veel, mida te siin pakute, et see kindlasti ei ole ju kõrvits. Ei, see on petjur, see on peet ja juurseller, see on mu oma leiutatud salat, kerge vürtsikas, ingverit natukene ja vürtsköömen, koriandriseeme, selline terav mõnuskaste. Aruküla memmede tantsurühm Pihlakobar oli jõulusahvrit väga tõsiselt võtnud ja peaaegu kõigi oma tantsijatega tulnud jõulukinke jahtima. Aga näidake, mis teil on siin kotis? No ikka palju on. Pudel ikka. Naine ostab ikka pudeli. Hoidised ja maailm. Tervisenapsu saab teha siit. Ja proovisin, väga hea oli. No kuidas hinnad on? No üldiselt me oleksime hindadega, et oleks madalamad, sest pensionäridel pole ju raha. Aga ikkagi üht-teist saab osta. Aga viimane raha tuleb ära raisata, ei tohi hoida ju, hakkab kotis. See naps on ka. Mis naps see on? Kus mina tean? No võtame siis tänase jõulusahvri kuidagi kokku ka. Ma saan aru, et te ise ütlesite, et te olete nagu natukene maskotiks siin kujunenud juba. Mina olen natukene maskot, jah, ma olen selle idee algatamise juures koos Helga-Liisa Arleniga. Me kahekesi, kes oli meie Grimmitoa juhataja tollel, see on juba 12 aastat või 13 aastat tagasi. Ja sellest ajast saadik iga jõul on see jõulusahver toimunud. Tulu, mis teenitakse kohvikus ja õnneloo, siis see läheb heategevuseks. Kauplejad ikka saavad raha endale, aga nad annetavad ka oma esemeid õnneloosi ja see läheb naistevastase vägivalla võitlemise vastu. Nii nagu juba traditsiooniks on kujunenud, sai ka sel aastal jõulusahvris soetada teatriinimeste tehtud käsitööd, kunstiehteid ja hoidiseid, võita õnneloosiga väärt auhindu ning heategevuslikus kohvikus nautida teatrirahva valmistatud soolast ja magusat.